Tšau kõikidele lõvidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ja vaatame siis üle, mis on siin lõvidele tulemas mai esimeses pooles suhetes ja armastuses. Mis on siit lõvi poole tulemas? Mai esimene pool, suhted, armastus ja üks lõpukaart ja tuli ta välja. Ja huvitav. Need kaardid on siin kõik tagurpidi, hea küll, jätame selle sinna, see tuli natuke hiljem. Esimese kaardina lõvile väljas mõõkade 8. No mõõkade 8 ei ole nüüd väga hea kaart, et ta räägib sükesest meelte segaduses olemisest võib-olla või see on siuke koha peal kinnioleku energia. Võib ta tähendada ülemõtlemist, illusioonide vangis olemist, aga tegelikult mõõkade 8 ütleb seda, et mitte miski peale teie enda ei hoia teid tagasi. Et te võib-olla ise mõtlete liiga pingsalt üle mingit olukorda või mingit sünnust või sidet või suhet või midagi siin nagu on, millest te hoiate kinni ja tegelikult mõõkade 8 ütleb, et laske lahti, õppige enda vigadest ja hakake tegutsema uues suunas. Et tegelikult see kaart ütleb, et ei ole siin midagi nii palju karta. Muidugi nüüd teise kaardina on lõvil väljas müntide kuningas. Müntide kuningas on hästi stabiilne, turvaline isik, hästi usaldusväärne, leidlik. Muidugi mündid võivad tähendada siin head materiaalset järge, küllust, samas ka viljakust, eks ju, et tegemist on küll meesenergia kaardiga, aga meesenergiat on nii meesterahval kui naisterahval, et see võib näidata mõlemat sugupoolt. Et kui te tunnete ennast selles energias ära, siis on see teie energia või olete te saavutamas seda energiat, aga kindlasti paljude jaoks võib see siis ka olla siuke austaja partneri või lähedase isiku energia, aga tegemist peaks siis olema hästi küllusliku ja usaldusväärse inimesega. Nüüd kolmanda kaardina on siin lõvidele välja anda sauade 8. Ja sauade 8 on nüüd hästi kiiresti liikuv energia. Ta võib tähendada positiivseid uudiseid, ta võib tähendada hästi kiireid arenguid. Jällegi nüüd sauad, eks ju, et sauad on aktiivsed, loovad ja kirglikud, et see aktiivsus tähendab tegutsemist, et te peate ise tegutsema, peate kasutama ära enda loovust, võib-olla peate tegema midagi, mida te teete kirega ja see võib teile tuua siis kaasa mingid hästi suured või hästi kiired arengud. Ja noh, kuna see on ka positiivsete uudiste kaart, siis ma arvan, et ei ole vaja siin midagi nagu liigselt karta. Et noh, esimene kaart oli meil mõõkade 8, nüüd kolmas kaart on sauade 8. Et midagi võib olla seoses ka 8-tega, et 8 või 88 võib ka midagi teile tähendada, aga 8 on selles mõttes väga siuke külluslik number. Nüüd teine rida, lõvid, teist rida alustame me müntide 5-ga ja müntide 5 on pigem siuke vaesustunde või puudustunde kaart, võib tähendada hüljatust, valetamist, varastamist, mingit saladusi, petmisi, et kindlasti selle kaardiga ütlen, et rahaasjadest tasub natukene nagu ettevaatlikum olla, et ei lase ennast nagu ninapidi vedada, et keegi võib üritada siin teid ära kasutada. Muidugi jällegi samas see müntide 5 energia võib olla nagu siuke mineviku energia, et 5 võivad tihti näidata minevikku ja müntide 5-ga võib see tähendada siis seda, et kas minevikus saite petta, keegi valetas, varastas või midagi taolist. Et noh, üleval oli müntide kuninga energiat, väga võimalik, et te hakkate sellest nagu raskest olukorrast siis välja tulema. Aga jah, tasub natukene rahaga ettevaatlik olla ja ei maksa liigselt laristada. Eelviimase kaardina on siin nüüd aga lõvidel väljas rippuv mees või poodu. Ja see kaart näitab natuke segaseid tundeid või emotsioone, et võib siin toimuda palju asju samal ajal või korraga. Ja see võib siis tekitada seda nagu segadust. Samas see kaart ütleb, et ärge laske sellel müral ennast nagu häirida, et mida vähem te pöörate tähelepanu negatiivsetele asjadele, seda vähem nad teid mõjutavad. Ja kindlasti see kaart ütleb siis, et tuleb teha läbimõeldud otsuseid ja valikuid, et kindlasti siin ei tohi kiirustada. Eriti kui te tunnete ennast emotsionaalsena või kurvana või isegi kurjana, et siis see ei ole kindlasti õige aeg vastu võtmaks mingeid olulisi või tähtsaid otsuseid. Et tasub ennem nagu maha rahuneda ja siis alles edasi tegutseda. Ja viimase kaardina on lõvidele tulnud välja siin müntide rüütel, mis on nüüd huvitav, sellepärast, et meil on siin ka müntide kuningas ja müntide rüütlist tegelikult areneb ju välja müntide kuningas. Et väga võimalik, et lõvid on siukse mingi arengu teekonnal. Muidugi nüüd müntide rüütel on kõige aeglasem rüütel, ehk see kaart tähendab kindlasti siis nagu kannatlikkust. Et väga võimalik, et te peate olema kannatlik ja tegema mingit tööd edasi ja läbi selle hakkavad siis ka nagu tulemused tulema. Et noh, müntide rüütel ta on küll kõige aeglasem rüütel, aga samas ta on kõige töökam ja kõige viljakam rüütel.
Ehk siis igal juhul näitab see müntide rüütel siin mingeid arenguid ja kuna meil on siin 3 münti lauas, siis võivad need olla ka siuksed mingid materiaalsed või tööalased suhted, mis võivad siin hästi areneda. Mitte küll kiiresti, aga hästi. Ja rüütlid ikkagi võivad olla siis ka siuksed nagu austaja energiakaardid. Et siin on võimalus siis, et kas kellegi poole on juba tulnud või on peatselt tulema siis mingi austaja, et asjad võivad alguses nagu natukene aeglaselt areneda, aga samas see tulemus peaks siis olema väga hea, kuna müntide energia on siuke külluslik ja rikkalik. Et otseselt ei ole siin vaja karta midagi, tuleb siin üle saada mingitest mineviku hirmudest, tuleb lahti lasta, samas ei tohi liigselt kiirustada otsuste vastuvõtmisega, aga tuleb ka siis sauade 8-ga olla valmis mingiteks kiireteks arenguteks. Lõvid. See oli siis selleks korraks teie suhted armastus lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.